igatahes mitte seal, kus me olla tahame. Jah, täpselt. Natukene vales suunas. Pole olla. Või maid 7 kilti meeda. Nice. Ja siis küsitakse, where are you from? Estonia, of course. Ma arvan, et kõik varsti teavad, et me oleme Eestist juba. Nii, kõigepealt räägime siis neljapäevast esmaspäeva hommikul enne lunat. Mina tegin check-in'i ära ja sain pileti kätte, mis oli nii kord. Nii, läksin siis teenindaja juurde ja minu käest küsitakse, et kas teil pass on kaasas? Jätsin passi koju, on ju. Ai, siis te Ukrainast nagu edasi ei saagi, et... Ma mõtlesin, et ma ikka tahaks nagu Anniga koos reisile minna. Kaine oleks üksi Küprosel läinud edasi. Annil oli passi vaja. Kodu on lähedal ja sai ära käia. Jõudsime Kiievisse. Kusjuures, nüüd mul tuli meelde, et seal olid väga mark, aga seal olid purjus eestlased lennujaamas, kes hakkasid meile ligi ajama ja küsis, kuhu me läheme. Nad ise lendusid Odessasse. Siis tulid meie järgi nagu ühte järjekorda, et siis saad edasi vaata minemise piletid. Ja siis kui enda kord oli, siis välja tulid vales järjekorras. Ja jõudsime kuskil 12:30. Siis Küprosele maantusime Larnakas, jah. Aga äge on see, et Küprosel inimesed ise on väga abivalmid ja sõbralikud inimesed. Ja väga paljud paksid meile oma autos küüti, jah. Ja, et selles suhtes tundub, et nagu Põhjamaa naistel on nagu lõunas lööki. Tähelepanu saab. Sõitsime Aia Naposse kohale ja siis meil tuli meelde, et kurat, me ei olnud öelnud sellele hostile, et mis kell me jõuame. Et siis me ei teadnud isegi, mis apartment meil on. Ja siis tuli välja, et meil on mingi suvalisi inimese majas enam vähem. Ma jalutasin talle elutuppa sisse. Uks oli lahti, Kaire läheb sisse. Ütlesid mulle. Mis toimub? Anni mingi, et sa oled kindel, et keegi elab siin. Et äkki see on ikka apartment. Ma ei tea, siin on kellegi lõunalaual. Keegi meil laamendab. Naaber läks peomeeleollu juba. Okei. Ja siis me mõtlesime, et võtame ühe nagu kerge õhtusöögi. Hanni valis siis TripAdvisorist välja koha nimega Hungry Horse. Kohalik toit oli. Ja siis võtsin mina salati ja tema võttis lihapallid. Ja veini võtsime ja siis tuli mingid oliivid ja mingi koso salat ja mingid juurikad. Ja siis saia ja siis tuli veinid. Siis tuli... Siis me saime lõpuks oma söögid kätte. Aga siis tuli veel suur kauss salatit ka. Ja hästi suur kauss. Ja lõpus sai veel koogitüki ka. Ja me saatsime mingi peomekasse sinna nagu reaalselt, kus on mingi terve täna erinevaid baare ja klubisid täis lihtsalt järjest. Ja tänaval on inimesed, kes kutsuvad siit ühte baari ja teise baari ja mis nagu mul on parem pakkumine ja tule siia, siis ta on nii palju jooki sellise hinna eest ja siin saab tasuta ja suht õuda. Ja siis mõtlesin, et nojah, vahet ei ole, lähme siis Kaire wants in a lifetime on ju. Joogid olid suht halvad. Popcorn ise kasuta. Kusjuures, mis oli imelik, et seal nagu lisaks jookidele ja mis iganes asjadele pakuti naerugaasi. Jah, see oli küll huvitav. Siis ma küsisin, kuidas sa nagu teed seda, aga siis ongi see, et ta laseb sulle nagu õhupalli täis ja see lihtsalt keelumid sisse hingame. Saad seda mingi 2 euro eest osta. Aga me... Mingi, lähme välja, teeme naerugaasi. End. Tänan peole. Bye. Ciao.